Purekarineem ja ongi selline kivine kihvt neem. Oleme siis Mairaga siia kohale jõudnud ja vaatame. Tahaks siin kuskil ööbida ka, siin telkimisalal. Vaata sealt kaugel on hästi huvitav, hästi suur kivi ja männid ja see on nagu minu jaoks nagu eriti põnev koht. Nii kuid peale siin tõesti kunagi olnud, kui mina olen käinud. Võimalus tõesti jõuda kuiva jalaga Mandri-Eesti kõige põhjapoolsemasse tippu. No see läheb kuumaks, jah? Ma eelmine nädal vahetus käinud. Tuult ei ole üllatav, sest sellises kohas ei ole eriti tuult. Tuul on vist kaardi järgi pidi Mandri kohta olema. Nii kivid lähevad järjest suuremaks. Siin meie matgateel. Ütleme niimoodi, et teed siin väga ei ole. Seest on väga ilusad vaated. Nii. Enam põhja poole siit mandrilt minna ei saa siin Eestis. Kõige põhjapoolsemas kohas oleme. Muidugi Vaindloo on saar, mis on kõige põhjapoolsem punkt. Aga Mandri-Eesti koha pealt on seesamune koht siin kõige põhjapoolsem. Aga äge. Tundub, et tormiga on siin maha kukkunud päris palju oksi. Juhul kui peaks meil puudest puudu tulema, mis on vähe tõenäoline, siis on võimalik siit juurde saagida. Ja oleks leeki ühel pool. Part kõnnib tänava peal. Lähen võtan kuurispuid. Siin on päris palju teisigi, kes teevad lõket ilmselt, aga ilmselt ei jää siia ööseks. Loome natukene meeleolu sprottidega, vanade sprottidega. Sprotiküünal. Paremini näha. Sprotiküünal, jah, selline. Päris hästi töötab, tundub niimoodi. Mulle meeldib Mairo telgi juures see, et tal on hästi palju sellist helkuri elemente. See teeb telgi hästi nähtavaks. Et kui sa oled pimedas kuskil metsas ja näiteks tualett on kuskil kaugemale, siis on kohe kaugemalt näha seda, kus su telk asub. Testisime ka ära, et kipper ja anšoovis ei ole kõige parem põleja. Aga sprott põleb juba siin, ma ei tea, 10 minutit küll vist juba järjest. Vähemalt 10. Kass käis meil laua peal. Mairo avastas, et selle koha peal on internet. Ja et ringi ümber. Et kui vaja homme internetti minna, siis siit saab
siin saab internetti. Muidu on siin suhteliselt nigel internet, noh sisuliselt ei ole internetti. Mere ääres kuskil ka Mairo leidis, aga siin telkide lähedal on ka üks koht, kus on internet. Ja siis protid jätame siia, äkki tuleb kass, kes siin vahepeal enne käis, kui me auto juurde läksime. Äkki sööb need protid ka ära. Nii, kell on 8 nüüd umbes ja öösel sadas hästi korralikult vihma. Mitte väga tugevasti, aga pidevalt ja ikkagi oli tunda, et ikkagi paras keskmine vihm. Nii et Mairol oli see telgi jaoks päris hea vihmatest, et jäi täiesti kuivaks seest, aga selle väliskatte, kus on seda footprint'i ja telgi vahele sealt sinna natukene tuli vett, aga see ei ole mitte telgi süü või lihtsalt, et ikka vihma oli tulnud natukene sinna vahele. Aga seespool oli telk ikka täiesti kuiv. Jah. Nüüd siis vaatame midagi sööme ja siis ilmselt varsti pakime asjad ära ja lähme tagasi Tallinnasse. Nii, vaatan korra üle, et kas mere peal on midagi põnevat. Nii. Sprotid on ka alles, kass ei ole käinud siin söömas. Huvitav kaua see põles siin, aga igal juhul ja sprott ei ole näritud. Mairo on internetipunktis. Selle, kus ta ringi tõmbas eile. Et seal on internet.